kuna see on vabastav. Mul on kogu aeg nagu sisemas olnud midagi sellist, et ma tahaksin teatri või näitlemisega tegeleda. Mulle meeldib naerda, mulle meeldib, kui inimesi näha naermas, mulle meeldib elamusi saada ja mulle meeldib, et inimesed saavad elamusi. Pean saama näidelda muidu sure, vist oli selline nimi. Sealt leidsin ka Ruutu10 postituse 2014 aasta sügis, kus neil olid siis sel ajal veel nimega Impro-jämmid, mis on siis põhimõtteliselt täpselt samad, mis avatud improtunnid. Ning mõtlesin, proovib, see on kindlasti minu jaoks. Ja kui ma sinna läksin, siis ma teadsin, et pärast seda, kui ma sealt tagasi tulin pigem, siis ma teadsin, et nice ongi mulle, see on see, millega ma tegelema hakkan. Minu jaoks põhiline oli see lihtsus, spontaansus ja kohapeal niisugune mittetahtlik võib-olla naljade tegemine või situatsiooniga kohanemine ja vastavalt seal siis mingisuguse huumori leidmine. Ja üleüldiselt, et sul ei ole midagi ette nähtud, mida sa pead ütlema, mida sa pead tegema, et sul on täiesti vabad valikud ja sind ei piira mitte miski muu kui su enda, kui sina ise. Laula mulle seda laulu, mis sa laulsid mulle, kui me olime Tšehhoslovakkias lennujaamas. Linnukene lendab üle maa ja vee. Inimesed, kes on hästi enesekesksed, siis nemad hakkavad õppima siis koostööd tegema ja lasta nagu fookusel jagada, et nad ei ole asi neist, vaid ta on nagu kogu see grupi dünaamika, et kui on kahe inimese suhtlus, siis on kahe inimese vahel see kogu fookus, mitte ainult ühel inimesel. Ja vastupidi, kes on siis hästi tagasi hoitud, siis see inimene võiks õppida nagu, kuidas enda mõtteid rohkem nagu väljendada. Mulle meeldis kindlasti, Kristjaniga on üks ülilahe show meil tuli, kus me olime pangaröövlid, mis oli täis siis erinevaid tegevusi ja oli väga siukene vahelduv, et seal oli suure nagu tegevused, actionid ja seal oli ka siis fookus ka suhetel, et see oli väga äge, kus me saime autodega lennata, piruette teha, rammitud ja ning siis ikka naasetud ema juurde, kes siis häid soovitusi andis.